Ühesõnaga ruumiloome ja kommunikatsioon ehk siis tegelikult räägime sellest, et kes tegelikult peab nii-öelda nõustuma või kelle meelt tuleb, kas siis, ma ei taha öelda meelt muuta, aga kes tuleb enda paati saada selleks, et üldse oleks olulised muutused võimalikud. Ma arvan, et teeme niimoodi, et kui on küsimus sügeleb kusagil, siis hüpake lihtsalt vahele, muidu pärast on meelest läinud ja saame nagu lihtsamini teemas püsida. Nii. Võtmeteemad, mis me üle käime, esiteks on vastuseis. Ma võib-olla kõlan siin äkki liiga iroonilisena, eks sellest peatänava põhja laskmisest on nagu okas hinges ka muidugi. Aga tegelikult kui üldistatumalt rääkida, siis ütleme see, mida suurem ja parem muutus, seda tugevama siis vastuseisuga tuleb arvestada. Võib-olla vastuseis ei ole selleks kõige õigem sõna, võib-olla see on mingisugune inerts avalikus teadvuses, poliitikute peades, aga ühesõnaga ei tasu oodata seda, et mida parem idee, seda suurema aplausiga vastu võetakse. Ei, pigem vastupidi. Teiseks siis räägime sellest, et kuidas see ruumimuutus saab siis teoks saada, et kelle ütleme pähe ja südamesse tuleb siis pugeda selleks, et lõpuks oleks realistlik jõuda mingisuguse suure ja põhimõttelise muutusega tänavale, et kopp maasse saaks. Ja iga kommunikatsiooniloeng või koolitus peab siis loomulikult ka puudutama seda sihtrühmade teemat, et kes on liitlased, kes on vastalised ja kõik muud olulised. Ma võtan kohe alguses kokku ka 3 seda põhilist järeldust tegelikult, kuhu ma jõuan. Et esiteks inimesed kipub olema nii, et mida vanemas või küpsemas eas inimesed, seda rohkem nad seisavad vastu infole, mis nende olemasolevate seisukohtadega kokku ei lähe. Siin neid võrdlusi on küllalt toodud, eks ole, noorest ajust kui käsnast, mis imab, eks ole, teadmisi ja selle põhjal siis kujundab seisukohti versus siis ütleme see eakamate inimeste siis plastilisema aju ja taju. Aga see laieneb tegelikult ka ühiskonnale, et me oleme vananev ühiskond, me käitume, meie valimiskäitumine kui ka meie vastuvõtlikkus muutustele käib tegelikult suhteliselt kollektiivses mõttes käib ühte jalga tegelikult ka inimese küpsemise või vananemisega. Nii et demograafilisi protsesse teades ei ole karta, et see lähiajal üle läheks. Pigem muutume kollektiivselt ikkagi kinnisemaks ja umbusklikuks kui avatumaks. Teine järeldus on see, et abstraktne on abstraktne, seda on raske omandada või omaks võtta. Ja vastupidi, konkreetne, nähtav, ettekujutatav on see, millesse on lihtsam sellist positiivset suhtumist endas tekitada. Ja kolmandaks, kõik need olulised suured muutused lõpuks sünnivad küll siis, kui poliitikud on nii-öelda kätt tõstnud. Aga ühelt poolt ma tahaks nagu hoiatada poliitikute nagu liiga lihtsameelseks pidamise eest, et enamik neist on võrdlemisi nagu haritud inimesed siiski ja saavad aru enam-vähem nagu heast ja halvast, aga poliitiku töö on ikkagi nuusutada tuult või jälgida, kuhu poole mass jookseb ja siis haarata lipp ja asuda sinna etteotsa. Ehk siis poliitikud saavad teha, ütleme siis neid õigeid või häid otsuseid siis, kui nad näevad, et seal on ikkagi ka mingisugused hääled taga. Vastasel juhul väga lihtne on ära kasutada, eks ole, inimeste pisut loomuomast umbusku,
ja noh, ütleme protestihäälte enda taha koondamiseks ei ole sul ju väga palju argumente vaja peale selle, et aga alati on teisiti saanud või vanasti oli kõik normaalsem. Nii, vastasseis. Siin on lihtsalt mõned näited maailmas erinevatest, isegi mitte väga suurtest ruumimuudatustest, kus selliste mõõdukate muutustega on saadud hoopis teine kvaliteet. Noh, siin jutt on linnaruumist eeskätt. Ja toodud on enne ja pärast fotod, et kui niiviisi fotode pealt vaadata, siis ei ole ju väga palju küsimusi, et milline versioon neist on nagu parem või eelistatum või inimesele, ütleme siis jalakäijale, jalgratturile, titekäruga lapsevanemale, et milline neist on sõbralikum ja milline ebameeldivam. Aga ometi tasub pigem pidada ikkagi reegliks seda, et esimene reaktsioon ka heale ideele on vastuseis. Selle vastuseisu põhjus on psühholoogiast hästi tuntud näide, confirmation bias või kinnituskalduvus. Ehk siis jällegi, mida küpsemas eas inimene, seda rohkem see kipub välja paistma. See on see nähtus, et sellest suurest infohulgast, mis meieni jõuab, me kipume alateadlikult välja sõeluma seda, mis kinnitab meie olemasolevaid arusaamu, tõekspidamisi ja vastupidi, see on nüüd meie kontekstis olulisemgi. Me kipume tõrjuma, kas siis ignoreerima või lausa vastu töötama sellele infole, mis sunniks meid oma arusaamu muutma. Ja see suuresti selgitabki seda kommunikatsioonitöö raskust, et miks esimene reaktsioon on pigem nagu vastuseis. Inimestel, kui me räägime nüüd avalikkusest, räägime suurest hulgast inimestest, on see siis kogukond, on see kogu, ma ei tea, eestikeelne siis meediaruum. Et ega lõviosal neist ei ole mingisuguseid väga välja kujunenud veendumusi selle kohta, milline peab see avalik ruum või linnaruum olema, on lihtsalt aastakümnetega välja kujunenud harjumuspära. See on see, et majade vahelise ruumi ülesanne on autosid läbi lasta, kui väga lühidalt kokku võtta. Ja noh, mõned sarnased pealtnäha enesestmõistetavad, aga tegelikult valed veendumused veel. Noh, näiteks, et kui on ummikud kusagil, siis järelikult on sõiduradu puudu. Kui sõidukiirust vähendada tihedas linnaruumis, siis ummikud kasvavad, mitte ei kahane, läbilaskus jällegi kahaneb, mis ka ei vasta üldjuhul tõele. Need on asjad, mille peale keskmine inimene üldiselt nagu aktiivselt ei mõtle, aga kui ta näeb mingisugust ettepanekut või algatust, mis siis kinda heidab nendele välja kujunenud enesestmõistetavatele veendumustele, siis hakkab käivituma vastutöö. Ja see, mis pihta hakkab, see ei puuduta nüüd ainult minu kogemust Peatänavaga, vaid olen päris suure huviga jälginud ka teisi suuremaid väiksemaid muutusi Eestis ja välismaal ja sisuliselt võib siin, need on, ütleme, üsna prognoositavad on need esimesed avalikud reaktsioonid. Sisuliselt järgneb hulk selliseid emotsionaalseid karjatusi. Kõigepealt muidugi see, ükskõik mis sa Eestis teed, et meie kliimas on mõeldamatu. Liikluskaos, äride välja suretamine, inimesed pole valmis, tehke aga kuskile mujale, autojuhtidele peetakse sõda. Ja kui muud argumendid on otsa saanud, siis lõpuks tuleb teadagi vana kikilipsu kuju, põhjus, miks Tallinnas ei saa mitte kunagi mitte ühtegi sellist mõistlikumat jupikest linnaruumi teha. Ülar, kas
kas me saame praegu jagada mingi 5 minutiks inimesed rühmatöödesse? Jaa, rühmatöödesse ja me leppisime kokku, mitu minutit see oli meil? 5 minutit, jah. Paneme kohe, siin oli see ka, et see pilt oleks kaasas, ma saan aru, see sama, mis praegu ees on, et me paneme selle, saame. Jah, ma tahaks seda, et see karjatuste bingo oleks ees ja rühmatöös siis selleks ülesandeks oleks see, et siin on 12 sellist suhteliselt korduvat väljendit, aga 3 neist ei ole pärit Eestist. 3 neist on pärit kusagilt mujalt ja need puudutavad, kõik need puudutavad peamiselt sellist kaasaegset, eks ole, linnaruumi muutust või reaktsiooni kaasaegsele linnaruumi muutusele, kus tänavat majadevahelist ruumi nähakse pisut rohkemana kui lihtsalt transiitkoridoridena. Et arutage, millised 3 tükki neist võiks olla pärit mujalt. Versioonid nendest on Eestis ka kõlanud, aga originaalis nad on pärit välismaalt. Arutage, leidke need 3 tükki üles ja 5 minuti pärast vaatame siis uuesti. Selge. No mis tulemusele jõudsite? Grupp, kuhu mina sattusin, leidis 3 üsna vähese vaevaga üles. Ma alustan siis, me olime grupp 4. Meil oli esimesena arvasime, et meie unikaalne autokultuur, siis olime pole itaallased ja siis 3. meil oli arutlesime 3 üle, aga panime nagu tehke enne ühistransport korda. Kuigi oli kaalutlusel ka sõda autojuhtidele ja meie inimesed ei kohvita õues. No see sõda autojuhtidele, sellist karjatust ma olen vist isegi otsesõnu just sellisel kujul kuulnud siin viimaste valimiste eel, kui minu arust oli see Urmas Reinsalu, kes minu teada Isamaa lasi seal uurida avalikkuse meelestatust nende linnaruumi muutuste suunas. Linnaruumi teema iseenesest oli ju üsna kõvasti üleval, eks ole, valimisdebatis ja see jalakäijale, jalgratturile sõbralikum linnaruum. Ja siis Urmas Reinsalu oli kindlasti see, kes siis otsustas, et kaldub sinna teisele poolele, haarab lipu nende ees, kes tunnevad, et kõik peale auto sõiduradade ahistab, eks ole, ja siis ähvardati, hoiatati tallinlasi selle eest, et on kuulutatud sõda autojuhtidele. No mõistagi ka mingid aktiivsed EKRE liikmed heiskasid selle sama lipu enda ette, et see on siiski Eestis ka korduvalt läbi käinud. On veel kommentaare kellelgi? Grupp 7 arvas niimoodi, et ei sobi Eestisse see, et suretate viimased kjärid, siis meie unikaalne autokultuur ja me arvasime, et see sõda autojuhtidele ka selles mõttes, et me mõtlesime seda nagu teistpidi, et ütleme, et meil ei ole siin kedagi poliitikutest, kes võtaks selle, et teeme sõja autojuhtidele või et pigem on vastupidi, et need autodega pole piisavalt arvestatud, et selles mõttes ta ei sobitunud. Seda äride suretamist ma kommenteeriks ka, et see on ka hästi standard väide ja ega mul pole põhjust arvata, et inimesed, kes seda väidavad, seda tõsiselt ei mõtleks. Aga alati, kui on õhus kuidagi autoliikluse vähendamine ja selline sõbralikum linnaruum, kus on võimalusi kuidagi aeglaselt rahulikult kulgemiseks, mis ei ole lärmakas, kiire ja ohtu tekitav, siis tõesti see esimene reaktsioon või esimeste reaktsioonide hulgas on suhteliselt kindlalt see, et kui lasete vähem autosid siit äride eest mööda kihutada, siis see kuidagi suretab ärisid. Tegelikult uuringud ja case study'd selliste juhtumitega väidavad, et ka Tallinnas on neid juhtumeid. Teisi Eesti linnu ma lihtsalt ei tunne praegu nii hästi, vabandust.
on neid näiteid, kus tegelikult on autoliiklust tõmmatud koomale. Jutt on eeskätt Soo tänavast, kus kunagi oli 2 sõidurada 50 kilomeetrit tunnis ja siis millalgi tõmmati 1 sõiduraja peale ja 30 kilomeetri peale tunnis. Esiteks juhtus see, et selgus 30-ga läheb ühest sõidurajast tunnis rohkem autosid läbi, varasema 900 asemel 1200. Ja see kunagine kitsaste kõnniteedega ebamugav tänav, mis oli põhimõtteliselt surnud tänav, ühes otsas, tähendab, seal oli Topsi kõrts ja siis järgmine peatus oli Rimi pood ja seal vahepeal ei olnud mitte midagi, isegi jalakäijaid ei olnud seal praktiliselt. Aga siis tehti see selliseks normaalseks, ohutuks liikumiskohaks. Nüüd seal patseerib inimesi, et praktiliselt kogu see vahemik seal kõrtsist Rimini on täis kaltsukaid, toidukohti, ma ei tea, mis seal veel kolmandat on, mingisugused kauplused nähtavasti. Ühesõnaga, see on mõne aastaga lõi see piirkond elama ja samal ajal südalinnast lastakse läbi kohati 8 sõidurada kiiret autoliiklust. Ja Tallinn on siin Euroopa pealinnadest unikaalne selle poolest, et kes südalinnas esimesed korrused on suuresti välja surnud. Mujal kõige ihaldatum ärikinnisvara, aga meil siis sisuliselt esimesed korrused, need vaateaknad, need, mis meelitavad inimesi siis võimalusega peatuda, sisse astuda, neid suuresti ei ole. Ja teine asi ka see, et südalinnas on anomaalselt suur kontoripindade osakaal ja väike kaubanduspindade osakaal, mis jällegi näitab seda, et siin ettevõtjatel on tore oma poeaknast küll vaadata mööda vuhavaid autosid, aga tegelikult ju need ei ole need, kes astuvad sisse ja käivet teevad. Aga lähme vastuste juurde. Siin on need kolm on sellised, millest versioonid küll on Eestis ka olemas, aga mis on nüüd sõna-sõnalt võetud kusagilt lähivälismaalt. Meie unikaalne autokultuur pärineb Helsingist, kus on viimastel aastatel ka tehtud väga palju selliseid olulisi muutusi, seal hulgas mõned suured varasemad magistraaltänavad näiteks on tehtud puhtalt jalakäijate alaks ja tänaseks ma saan aru, et Helsingi rahvas on sellega üldjoontes ikkagi väga rahul ja see elukeskkond on seal paranenud. Aga kui oli see suur vastuseisufaas, siis üks argumentidest oli tõesti see, et soomlastel on unikaalne autokultuur ja nende jaoks selline teistmoodi linnaruum, see pole nende jaoks. Meie inimesed ei kohvita õues ja me pole itaallased, on pärit 60. aastatest ja üsna võib-olla ootamatust kohast. Need loosungid läksid käiku suures kampaanias siis, kui täiesti autostunud Kopenhaageni südalinnas hakkasid tekkima esimesed mõtted, et aga äkki saab kuidagi teistmoodi kui Raekoja platsi parklana kasutada ja seda vanalinna tänavaid magistraalidena. Et tänaseks üks nagu jalakäija ja ratturisõbralikumaid linnasid ja üks nagu siis maailma kõige parema linnaruumiga kohti ilmselt ei ole alati see olnud ja samamoodi, kui tulid mõtted, et seda tänavaruumi võiks kasutada kuidagi teistmoodi, aktiivsema elu jaoks, kaubanduseks, teeninduseks, seal võiks olla kohad peatuda, sisse astuda, juhuslik kohvi ja saiake teha ja kõik, siis esimene reaktsioon oli see, et mitte mingil juhul. Ülejäänu puhtalt Eesti ja Tallinna näited. Sõda autojuhtidele oli mõeldud tõesti niimoodi, et keegi poliitik rebib rinnal särki ja teatab, et nüüd on kuulutatud sõda autojuhtidele. Ja hullunud jalgratturid, tõuksijad ja titekäruga tuiskajad võtavad linnaruumi üle. Kuidas üks ruumi muutus siis teoks saab? Siin nüüd on see ei ole kuskilt akadeemilisest kirjandusest või uuringutest pärit teooria, see on puhtalt see kogemus, mis on saadud selle peatänavalt kommunikatsiooni siis projekteerimisega, ettevalmistamisega ja sealt saadud kogemusega. Ja tagantjärgi tarkus lubab sellele ka 5 aastat hiljem alla kirjutada. Suur muutus. See, mis muudab ikkagi linnapilti oluliselt ja seda linnaruumi kasutamist,
peab algama sellest, et suur hulk inimesi, kes ei ole kunagi selle peale mõelnud, et saaks teisiti, hakkaks lihtsalt tunnistaks seda mõtet, et see sama majade vahelise ruumi magistraaliks ajamine, et see on üks, aga mitte ainus variant. Äkki saab teisiti. Kui ütleme, arvestatav hulk inimesi ikkagi selle mõtteni ei jõua, siis on ka edasine töö vähemalt suurte muutuste puhul suhteliselt viljatu. Kui on avalikkuses, ütleme, kuidas see aktsepteerimine tekkida saab, see ei ole see faas, kus peaks inimesi hirmsasti juba veenma milleski, veel vähem ühes konkreetses lahenduses, eks ole. Vaid lihtsalt ütleme, tutvustades erinevaid näiteid või siin alguses oli mitu slaidi tagasi, oli see enne ja pärast fotod näiteks, et näidata, kuidas ka väheste vahenditega ja väikestes kohtades saab hoopis teise kvaliteedi, eks ole, tekitada. Et see on see, mis paneb inimesed aru saama, et saab ka teisiti. Järgmine, ja seda ma pean kõige olulisemaks, on inspiratsioon. See, et päriselt hakkaks mingi hulk inimesi juba kaasa mõtlema, et siin võiks olla midagi tõeliselt lahedat, mis kõik siin olla saaks, kui me söandaks, eks ole, julgelt mõelda. Selle inspiratsiooni teema juurde ma tulen pärast tagasi. Aga et ühesõnaga selle eesmärk, see inspiratsiooni tekitamise eesmärk on siis panna mingisugune kriitiline mass inimesi, ütleme, unistama, et mis ka meil võiks olla, mitte ainult Kopenhaagenis või Helsingis. Järgmine etapp, see oli nüüd sealt Peatänava kommunikatsiooniprojektis hästi oluline, oli avalikkusele teadmiste ja info jagamine. Seda peab natuke selgitama. Ühesõnaga, kui piisavalt paljud inimesed on aktsepteerinud ja osad ka inspiratsiooni leidnud, siis on paratamatu see, et tekib mingi avalik debatt. Võib-olla avalik sõimlemine, võib-olla tõsimeelne arutelu, eks ole. Kui see nagunii tekib, siis parem, kui seda peetakse pädevate argumentidega. Et selle jaoks, seal projektis me ka jagasime rahvusvahelist kogemust, rahvusvahelisi näiteid, jagasime uuringutest teadmisi, et mis on need tagajärjed siis, kui üks teine või kolmas muutus tehakse. Me ei varjanud ka osasid nagu negatiivseid mõjusid, sest lõpuks debati jaoks on mõlemad nii poolt kui vastuargumendid olulised ja ega see on ka enda tõsiseltvõetavuse huvides, et sa ei saa tõsimeeli väita, et meil on niisugused ettevõtmised, millel on ainult positiivsed küljed ja keegi enda, ma ei tea, harjumust või enda väljakujunenud mugavustsooni nagu muutma ei pea. Et ühesõnaga see debatt ei keskenduks sellisele loosungitega üksteise suunas pildumisele, vaid ikkagi päris argumentidele. Selle kõige siis nagu järgmise taseme eesmärk oli poliitikutele sellise töörahu tagamine. Siin oli küll, seal Peatänava projektis oli selleks Tallinna mõneti spetsiifilise poliitilise olukorra pärast, oli Keskerakond oli ainuvõimul väga kaua olnud, see tundus igavene. Aga see puudutab ka teisi kohti, kus ikkagi see võim on mitmekesisem. Anda poliitikutele töörahu selle asja sisulise poolega tegelemiseks nii, et ütleme, et nad näeks, et piisavalt suur hulk inimesi on nende muutustega kaasas. Et nad ei tee poliitilist enesetappu, kui nad on muutuste poolt. Ja lõpuks siis see kõige viimane etapp on siis see, et poliitikutel siis lõpuks oleks see võimalus otsustada ka päriselt mingisugune muutus. Selles mõttes jällegi Peatänava projekti kogemuse juurde tulles isegi see otsustati ja võib öelda, et tinglikult lõppes toona edukalt, sellepärast et eelmine linnapea
põhimõtteliselt otsustas selle peatänava elluviimise, siis tuli järgmine linnapea teiste motiividega ja siis läks umbes. Aga oluline, kui see nüüd võtta 2-3 lausesse kokku, oluline on inspireerida avalikkust, näidata poliitikutele, et neil on toetajad ka siis, kui nad otsustavad muutuste kasuks ja anda neile võimalus teha õigeid otsuseid. Siin on ka märgitud laias laastus, et kes mis faasis kaasas on. Sidusrühmad, siin ma pean silmas eeskätt kõiki neid, keda teistest rohkem konkreetne muutus puudutab. Piirkonna elanikud, piirkonna ettevõtjad, asumisseltsid, kõik sellised, kelle poolt või vastusõnal on pisut suurem kaal kui lihtsalt juhuslikul kõrvalseisjal. Siin on seesama asi kokku võetud, et see aktsepteerimine siis laias laastus tähendaks seda, et inimesed jõuavad arusaamisele, et võib nii, aga võib ka teisiti. Kõige paremini aitab sellele arusaamisele jõuda ikkagi naabri kadedus, kui näiteks välja tuua see, et aga Riia on oma mingite arengutega, näiteks rattateedega Tallinnast tubli aastakümnekese ees. Inspiratsiooni osa on siin tühjaks jäetud, seda ma tahaks eraldi puudutada. Kui me üritame veenda, eeskätt avalikkust, ärme liiga spetsiifiliseks lähe, ütleme avalikkust veenda mingisuguses heas projektis ja siin ma jään jällegi peatänava näite juurde, sest siin ma saan lihtsalt kõige konkreetsemalt seda näitlikustada, aga see, ma usun, et kehtib universaalselt. Kui me üritame mingisugust meie siira usu järgi positiivset muutust avalikkusele maha müüa, ütleme siis niimoodi, siis üks versioon seda ja kiusatus, eriti kui ma ei tea, kui palju nüüd tõele vastavad kõik need klišeed, millega ametnikke iseloomustatakse, aga see amet või bürokraatlik žargoon on täiesti olemas. Ja ütleme, kui nende vahenditega avalikkusele selgitada, mis hakkab juhtuma, siis need selgitused saavad välja nägema umbes sellised nagu hetkel ekraanil kirjas. Selle tekstijupi autor on Tiit Sild, ma ei ürita üldse Tiidu peale näpuga näidata, ta on samamoodi väga suure töö ära teinud positiivse kaasaegsema linnaruumi edendamisel Eestis, aga lihtsalt sellise teksti eesmärk, sellise teksti funktsioon on teine, see on kuskil bürokraatlikes dokumentides omal kohal ja sealt on see ka välja lõigatud. Avalikkuse inspireerimiseks ei ole temast kuigi palju kasu. Võrdleme seda nüüd millegi muuga. Et kui kogu sellist Tiidu selle välja võetud lõigu sarnast teksti võiks toota lehekülgede kaupa, aga minu kogemus ja veendumus ütleb, et inimesi inspireerib see, kui neil on visuaal. See ei pea olema detailitäpne, see ei pea olema üldse ülearu liiga detailne, aga selline silmadega nähtav, hoomatav ja ettekujutatav asi lihtsalt, mis kinnitab, et võib olla teistmoodi. Seal, kus see varem on tundunud mõeldamatu. See on see, mis paneb inimese mõtte käima, mis aitab tal hakatuseks aktsepteerida ja mõnda inimest kindlasti ka inspireerida. Et ükskõik, kui palju sa seletad seda eriala žargoonis, see ei tee ära sama tööd avalikkuse jaoks, mis lihtsalt visuaalid. Kui need visuaalid siin, kui ma nüüd õigesti mäletan, olid ka põhimõtteliselt inspireerimiseks loodud ega ei kujutanud kuigi detaili täpselt seda, mis sinna peaks tekkima. Aga kui on nüüd järgmises faasis juba see projektiga töötamine, et siis loomulikult aitab veelgi paremini, kui on konkreetses kohas. Näiteks, kui on mingisuguse suure plagu peal, kus see muutus hakkab toimuma
on kas võistlustööde variandid, visuaalid, kuidas üks arhitekt on seda ette näinud, kuidas teine, kuidas kolmas on näinud seda sama kohta, mida inimene oma silmadega saab otse nii-öelda tänavalt vaadata ja kõrval saab vaadata seda suure näiteks reklaamiplagu pealt. Peatänava projektis meil isegi oli plaan, kahjuks ei suutnud teostada, et tekitaks virtuaalreaalsusesse sellise pildi ja mingi aeg seisaks lihtsalt kas tudengid või aktivistid kusagil tänava nurgal, pakuks inimestele võimalust seda sama kohta läbi võluprillide vaadata. See on tänapäevaks on see kindlasti palju lihtsamaks läinud, nii et jube hea meel oleks, kui keegi seda kusagil kasutada saaks. Sihtrühmad. Vahepeal küsin, kas äkki on küsimusi, äkki saan midagi täpsustada? Täristan siin hirmsa hooga läbi, et ajaraami mahtuda, aga ühesõnaga õigake vahele, kui on soov millelgi spetsiifilisemalt peatuda. Sihtrühmad. Nagu öeldud, iga kommunikatsiooni loeng või koolitus peab korraks sihtrühmadel peatuma. See on natukene klišee, aga ega meiega ei pääse. Kõige ütleme vastutusrikkam töö on nendega, kes on potentsiaalsed liitlased. Need on need edumeelsemad aktivistid. Need on kõiksugused kodanikuühendused, keda see ruumimuutus konkreetselt puudutab, jälle nimetatud asumiseltsidest kuni korteriühistuteni välja, eks ole. Huvirühmad, näiteks ja eeskätt siis need ettevõtjad seal ka, kui on ikkagi vähegi suurema muutusega tegu, näiteks liikumispuudega inimesed, kohalikud ettevõtted, et nemad, ütleme, nende ärapudenemine toetajate hulgast oleks see kõige valusam. Me natukene peatame ka sellel hiljem, et kuidas neid nagu enda ligi hoida ja enda liitlaste ringis, aga ühesõnaga nemad on need, kellega see töö isegi on kõige olulisem. Siis asjasse puutujad või eesti keeles öeldakse ka sidusrühmad või stakeholders, ehk siis need, kes ei ole niiviisi selgelt ühel või teisel poolt või vastu, aga kes on huvitatud kuulama, kes on aktiivsed ka enda murekohti välja tooma. Jällegi siin needsamad kohalikud elanikud, ettevõtjad võivad kalduda ka siia poole, eks ole. Asutused, ehk siis ka kõik need, mis ei ole konkreetsed ettevõtted, mis ei ole kaubandusteenindusasutused, aga kõik muud, kus inimesed käivad, näiteks koolid, lasteaiad, eks ole. Ja siis on need vastased. On siis ratsionaalsed vastased, kellel on mingi väga konkreetne huvi antud muutusele vastu seista. Näiteks mingisugused tõesti ettevõtted, kelle jaoks ütleme, autoga ligipääs on eluliselt oluline näiteks. Ja siis on teist tüüpi vastaline, kes on see kõige tüütum, ütleme selle erihuviga vastaline, on ka see, keda on mõistlik hoida ikkagi nii palju kui võimalik seal inforingis sees, tema küsimustele vastuseid anda, tunnistada neid kitsaskohti, mis nende jaoks on, seal koos lahendusi otsida, ühesõnaga hoida ikkagi enda ringis. Ja siis on see teist sorti vastalised, kellega mina väidan, et ei ole nagu mõtet aega kulutada nendega väga palju väitlemisele. See on seltskond, kelle arhetüüp on selline keskealine pahur meesterahvas, kes on kõige ekspert ja kelle tõeallikas on tema kõhutunne. Teate ilmselt küll sellist inimtüüpi. Kui nädalavahetusel Kuku või Vikerraadio lahti kuulata, siis põhimõtteliselt
tuleb pool päeva sellist materjali. Et see on see põhimõtteline poriseja, kelle siis see kinnituskalduvus ei luba midagi muud väita, kui et talupojamõistus ja loogiline mõtlemine ei toeta seda, järelikult on see rumalus. No, mõned näited visualiseerimiseks ka, eks ole. Kuidas neid olulisi osapooli hoida enda ligidal? No ega siin nüüd mingit tohutut avastust ei paku, et ikkagi tavaline kommunikatsioonitöö, kui on suur ja vastutusrikas muutus, siis võib-olla lihtsalt mõnda aega aktiivsemalt, kui seda tavaliselt tehtaks. Uudiskirjad asjasse puutujatele, huvilistele. Kui on vähegi mahukam muutus, siis vähemalt sotsmeedias peaks olema peegeldatud, peaks muuhulgas adresseerima ka potentsiaalseid murekohti, tutvustama, visuaale näitama, kui võimalik, veebileht ka. Kohalikus meedias, ajakirjanduses seda debatti hoida, esitada argumente ja teadmisi just selleks, et see debatt ei taanduks loosungitele. Ja loomulikult ei asenda miski selliseid näost näkku kohtumisi, otse suhtlust, kuni selleni välja, et ka nende korteriühistute juures vajadusel käia. Ma tean, et ükski enda vaimset tervist hindav inimene ei taha võõral korteriühistu koosolekul üldjuhul osaleda, aga seda on siin Tallinna puhul on minu teada ikkagi tehtud. Ettevõtjad, kõik asumiseltsid, kõik sellised on loomulikult kraadi võrra lihtsam seltskond. Ja siis faktide kõrval loomulikult ära unusta. Visuaalid ja inspiratsioon, näited päriselust ja eeskätt inspiratsioon. See on see, ilma milleta on väga ebatõenäoline, et jõuaks faasi, kus poliitikud tajuvad, et neil on mõistlik muutustega kaasas olla. Minu poolt kõik, ma järeldan sellest mustast ekraanist. Vahepeal on pimedaks läinud, üks hetk, panen natukene valgust juurde siin. Nii, kas ma saan kuidagi küsimustele vastata? Ei ole vast, aga ma küsin sellist asja, et see visualiseerimine piltidena ja arhitektide piltidena on hea näide, aga olen kokku puutunud ka sellega, et sealt piltide pealt leitakse mingisuguseid asju, mille kallal nokkima hakata. Näiteks on sinna pandud rebane või liiga ilus auto või liiga lühikesed püksid ja nii edasi. Ja siis tõmmatakse sealt nagu saak käima, et arhitektid on rumalad ja vaata, mis nad teevad. Jah, seda, et arhitektid on rumalad, seda te vist kuulete nii ehk naa, eks ole, ka ilma rebase või liiga lühikeste püksteta. Ma ei oska sellele midagi tarka vastata, jah, tõmmatakse küll, jah. Et ilmselt on mõistlik hoida lihtsalt hästi selgena see, et tegemist on, et mis faasi siis visuaalidega on tegemist, et kas tegemist on kunstnike nägemustega, mis võiks olla, või on tegemist juba mingisuguse konkreetse lahendusega, mida tutvustatakse. Et kui see on algusest peale selge, et me räägime siin tõesti visioonidest, mitte sellest, et mis värvi sillutis kusagile tänavale tuleb või kui lai see parkimiskoht seal saab olema. Et ehk annab seda pisut nagu ohjes hoida. Aga muus osas meil on vist aeg juba järgmise ettekandja osas valmis, et siis on ainult üle tänada
Lauri Jah. Linnamäed väga siukse hea struktureeritud maailma vaatamise eest. Rõõm, edu teile! Aitäh!